Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Possa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Raamatukogu. On magama mineku aeg. Head ööd, Peppa, head ööd, Priidik. Palun ühte unejuttu. Olgu peale, ma loen siis Punase ahvipärdiku raamatut ette. Aga me loeme seda alati. Punane ahvipärdik käib vannis, peseb hambad puhtaks, poeb siis tuttu. No jah, nii see ju käibki. Kas me võiksime lugeda mõnda muud juttu? Sinine tiiger, roheline ämblik, oranž pingviin. Ja mis raamat see veel on? Betooni imetabane maailm. Ma olengi seda taga otsinud. Kas see on sinu raamat, issi? See raamat on mul raamatukogust. Mis asi on raamatukogu? Selline koht, kus saab raamatuid laenata. Kui raamat on läbi, viid selle sinna jälle tagasi. Notsu issi unustas selle raamatu tagasi viia. See on mul tõesti päris pikalt käes olnud. Pole viga, eks homme viid tagasi. Nüüd on igatahes uneaeg. Pärast seda, kui issi on siit ühe jutu ette lugenud. Siin pole seda sorti jutte, Peppa. Palun, issi. No, olgu. Betooni imetabane maailm. Betoon on ehitusmaterjal, mida valmistatakse liivast, kruusost ja tsemendist. Esimene peatükk. Liiv. Peppa, Priidik ja Notsu emme magavad magusasti. Käes on hommik. Peppa on koos perega raamatukogus. Kui palju raamatuid! Kuis, Peppa? Raamatukogus tuleb olla vaikselt. Miks? Sest siin käiakse lugemas ja selleks on vaja vaikust. Järgimine palun. Preili Jänes on raamatukogu hoidja. Tere, Notsu emme, kas tulite raamatuid tagasi tooma? Jaa, Preili Jänes. Väga tubli. Miks see masin sedasi piiksub? See kontrollib, ega te pole ulakust teinud ja mõnda raamatut liiga kauaks enda kätte jätnud. Ma kardan, et see on mul küll pisut kauemaks kätte jäänud. Olge mureta, Notsu issi, nii hull see asi nüüd ka olla ei saa. Eldeke, Notsu issi, see raamat on teie käes olnud 10 aastat. Sind ulakad. Vabandust, Preili Jänes. No pole viga. Nüüd võite laenutada uue raamatu. Preili Jänes, kas meie Priitikuga tohime ka mõne raamatu laenutada? Jaa, lasteosakond on siin pool. Vaadake! Haljad, lilled, kaunid kleidid. Tere, Peppa! Tere, Kusti! Mina loen raamatu jalgpallist. Tere, Peppa! Tere, Leenu! Ma võtan raamatu arstjõdedest. Priidik valis raamatut dinosaurustest. Dinosaur. Vaadake, mis mina leidsin. Uued seiklused betooni imetabases maailmas. Ja siin on Punase ahvipärdiku raamat. Ainult mitte punast ahvipärdikut. See on nii ka. See on hoopis teine lugu. Mine tea, ehk on see põnev. Ei ole. Elas kord Punane ahvipärdik. Ta käis vannis, pesi hambad puhtaks ja puges siis tuttu. Oo ei, ta hüppas kosmoseraketti ja purutas kuu peale. Ja siis ta pidas dinosaurusega pikniku, sukeldus merepõhja ning ronis kõige kõrgema mäe otsa. Oli see vast üks tegus päev. Lõpp. Loe veel! Me võime seda laenata ja kodus uuesti lugeda. Aga mina tahtsin laenata selle raamatu. Või hoopis selle. Sa võid laenata lausa 3 raamatut, kui sa soovid. Ainult ära unusta neid õigel ajal tagasi tuua. Jah, Preili Jänes. Ja teie peate ka meeles pidama Notsu issi, et oma raamatu õigel ajal tagasi tooksite. Ma hoolitsen selle eest, et Notsu issi seekord ei unustaks. Jah, Peppa, selles ma olen päris kindel. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harja Toompere. Peppa Pig. Peppa Pig.